tšau! Ma olen jälle Tallinnas, hetkel Reelika juures ja alles me käisime Reelika ja Lauraga Albaanias, aga täna olen ma siin selleks, et minna jälle lennuki peale, aga seekord Rumeeniasse. Seekordne reis on seotud minu tööga, ehk siis see on selline rahvusvaheline kunstilaager ja meie siis Jõgeva kunstikooli 5 õpilasega läheme ka sinna laagrisse. Meile saadeti mingisugune päevakava, et on sellised töötoad päeval ja siis õhtupoole viiakse meid ekskursioonidele. Aga kus me täpselt peatume ja kuidas kõik välja näeb, see veel pole päris kindel. Nad mõned päevad tagasi nad alles teatasid meile, et me peaks ka õpetama neile mingisuguseid Eesti rahvuskäsitööd või midagi, et me peaks korraldama sellise Eesti päeva ja siis tutvustama oma traditsioone ja asju. Nii et ma käisin üks päev Tartus oma sõbrannal Piretil külas. Tšau Piret! Piret on tantsuõpetaja ja ma käisin siis tema juures ja õppisin mõned kiired, lihtsad Eesti rahvuslikud tantsud, mida siis saaks seal Rumeenias teistele ka õpetada. Me käisime Piretiga kunagi koos Jõgeval tantsustuudios. Ja kui ma tol ajal ka mõtlesin, et nii, mida ma edasi tahan teha, siis üks minu mõttevalik oli ka, et äkki ma lähen hoopis tantsimist edasi õppima, aga ma otsustasin siiski kunsti kasuks. Aga siiski mul oli selline tore võimalus, et kui Piret läks Viljandisse sisseastumiskatseid tegema, siis üheks ülesandeks on kodus välja mõelda üks tants ja siis seal seda esitada. Ja mul oli selline tore võimalus, et Piret kutsus mind siis endaga kaasa esitama seda tantsu. Nii et ma olen põhimõtteliselt tantsukooli sisseastumiskatsetel osalenud, küll mitte ise kandideerinud, aga see oli nii põnev, eriti vaadata teiste veel tantse, kes esines balletitantsuga, kes mingi idamaise kõhutantsuga, igatahes see oli hästi põnev kogemus. Ja mul on hea meel, et ma sain Piretiga sellise võimaluse teha ja hiljem kunagi ma käisin ka Viljandi kultuurikolledži tantsijatega tantsupeol, kuna neil jäi tantsijatest puudust. Nii et selline crazy juhus oli mul ka. Ja jah, kuna ma siis nagu rahvatantsu päris esimest korda ka ei tantsi, et tänu sellele mul nagu praegu oli võimalik meelde tuletada ja õppida kiirelt mõned rahvatantsud selgeks siis, et Rumeeniasse neid õpetada. Ma loodan, et see kõik tuleb välja. Ma hakkangi vaikselt liikuma Ülemiste suunas, sest siis sealt tulevad rongi pealt ülejäänud. Ja me lähme lennuki peale, nii et näeme siis juba lennujaamas. Nii, oleme lennujaamas, jõudsime kõik see väravast läbi ja kohe lähme boardime lennukisse. Kõik jõudsid ilusti kohale, keegi maha ei jäänud. Väravates seal või turvakontrollis seal võeti mõned asjad ära. Ja minult tehti mingisugune, ma ei tea, kas lõhkeaine kontroll või midagi võeti kohvrist. Aga midagi ei olnud õnneks, nii et olgu. Saime lennukisse. Tundub selline hästi mugav veel, mingisugune, näitan kohe mingi ekraan on siin ees. Läksin vastu ja läks kohe käima. Oleme Eliitaga valmis õhku tõusma. Et Eliitaga me oleme siis õpetajad ja meiega on veel 5 õpilast seal laagris, kuhu me läheme. Nii et saab põnev reis olema välisriigis rahvusvaheline laager. Kas sa tahad Eliita midagi öelda? Nii, meid ootab seiklus, suur seiklus.
Piretil on juba kübar valmis, minul on ära pakitud. Aga meil on suured sellised lõõkused ja ootused. Läheme küll soojale maale, aga juba praegu siin Tallinnas on, ma arvan, et üle 30 kraadi. Nii et ma ei kujuta ette, mis meid seal ees ootab. Ja vahepeal on meil veel vahepeatus Türgis, Istanbulis. Ja siis sealt on veel öösel siis lend edasi ja me jõuame sinna kohale öösel mingi 2 paiku või... Me jõuame kohale kell 1:30 Istanbuli 2:30. Igatahes öösel jõuame. Ja 2:30 sealt enam ei ole kaugele. Tund aega kusagil. No vot, selline asi. Ja ma vaatan, siin on mingisugune pult veel. Ekraani peale tulid mingid valikud. Nii, mis keel, English. Siin saab filmi vaadata ja muusikat kuulata ja... selle jaoks need kõrvaklapid olid kuule. Tüdrukud. Taga on tüdrukud. Ja ees on ka veel tüdrukud. Mõned meil. Okei. Istanbuli lennujaamas otsime internetti. Öeldi, et Starbucksis saab internetti. Ja leidsime Starbucksi lõpuks. Kell on 5:18 öösel ja me jõudsime kohale lõpuks. Saime tuppa. Kuked juba kirevad ja meie alles jõudsime hotelli ja tahaks minna ära magama. Aga ma mõtlesin, et ma ennem näitan teile vaadet, mis siin on. Tudu, mäed ja 2 linna paistavad, nagu see hotelli omanik rääkis. Jop. Nii, ma seisan ühe Rumeenia rahvariietatud neiu kõrval. Me jõudsime siia laagripaika ja siin on sellised erinevad lauad, kus saab teha erinevaid kohalikke käsitöövõtteid siis õppida. Ja juba meil siin õpilased jaotati ära laudadesse, kes hakkab dekupaažitehnikas tegema, kes hakkab klaasimaali tegema ja sellised töötoad. Aveți grijă la șervețele, da? Very thin, you see? Foarte bine, foarte bine. Da, știam că ăsta soluția asta de greu mai bine luăm de la tătare. Ai lovit? Da, banca ce incizie. Da, este 5. Asta e cum Do you like it? Väike pončik kord.
thanks to today's internet and media, we have the ability to exchange. And next to the house, you can see the picture of the person, of the famous person who lived in that house. Here we have a very famous narrator, a writer, George Randall. George Randall's house. That's one the Archer, Sagittarius, and in Latin, Capricornus, Aquarius. Nii, oleme siis loomaaia WC-s ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, millised siin siis WC-d välja näevad. Lihtsalt üks väike auk maas, paberit ka ei ole. Nii, toimub loodus just lõvide vahel. Huvitav, selle ilmaga on siis seal linnukesed paaritud, see on mingi perioodis looduses või? Tundub nii. Karu. Jaa. Tšaukaru, sul on igav vist. Tiigrid. Nii ilusad. Kaamel. Vaata, aitäh. Issand, kui suur ta on. Kipp on. Tšau, kaamel. Tere sulle ka. Kes siin on? Siin on muide. Tahab süüa vist. Vaadake, kui must vesi neil on. Joo, seal on vetikaid äkki, mida nad saavad süüa. Ma ei usu, see on lihtsalt must. Või see pardid ka. Appi, need on nii karvutud mingid loomad huvitavad. See läheb nii õudne välja. Nii maha jäetud.